Vaatate Kihnu teleuudisi ning Meala Kasvekai. Maksud olid need kõige suuremad erinevused, kui vaadata praeguse ülelistmisi ning need, mis ennem olid? Praeguse ülelistmisi? Me ju käimte praegu noortega kusagil ülelistmas, me teate, mis nüüd tehesse ning mis. Enne me kudusime seal hulkas vardu, nii kasvime juttu, nii reeksime ning siis poisid tulid kohe sinna vahel piinama, tõmbasid vardu välja ning siukest nälja tegema ka. Aga meite poistel pilli ei olnud, neid tantsima me ei kohe hakkas ka. Aga me ei käis paljalt ülestus. Aga ühe korra isegi meie seal meokodu, isegi meo isa mängis viilut, nii ühe korra meie tantsime vasel. Seal ning siis võtsime poissa ka tantsima ning siis jäi see meel, et noodi Veda oli ka meitega ning Veda oli siis emale kodureegne, et ai, kui saaks veel, et me vedasime siis poissa ka pärandale, et nagu õpeta neid tantsima, et ai, tema tahaks küll sedasi veel tantsima, et ma minna, et oleks veel saanud korra sedasi. Aga mina ei mäleta, kas toimus meitel veel see, aga korra oli tõesti sedasi, jah, et isa mängis viiulit, nii me tantsime, siis seal hulkas me tegambrisime. Kui sa rääksid, et praegu sa enam noortega ei ole käinud, siis täna on ju vist noortel ning vanematel inimestel on eraldi ülelistmised. Kas ma sai ette aru või? Jah, meie õhta pimedast enam taha tulla, kuigi seda, et me tule ju ise kosi ja me on ju tõos, Anneli Tuov viib siis jääkohaga, aga pimedas ikkagi ei taha. Olgand see siis nooremad, meie ju vanad siuksed ju käis ülelistmas, nagu meie olema enne. Aga täna siis need mõlemad, nii noorte kui vanemate ülelistmised, need toimuvad siis ühes koos muuseumis või? Nüüd oli kuulda, et noortel toimuvad iga 4 õhta ülelistmised, aga meitel on siis korra kuus. Meitel on päeva 12, noortel hakkab õhta kella 4. Või seda kutsutakse ju kõik peavad tulla, ei pole silti ümber või nagu selle juures, et peavad noored olema, et kõik võivad tulla, aga meitesugused vanad tahaks õhta koduga. Meid tahavad ümber. Ning praegu te vist enam ei tantsi ka, jah? Tantsiks ju ka veel natuke. Kui keegi pilli tuleks mängma, või? Jah, isegi tantsiks tere kohe, kui pill mängaks. No siis organiseerime saaks asjad ettele siia. Jah. Mina tantsiks seda suupotat. Seda suupotat siis, kui meie käisime õppimas. Me käisime koolimajas ju siis, kui see mängis pilli. Ma saa öelda, mis selle nimi oli, mis käis meitel pilli mängimas siit Pärnus, see meesteravas. Kõrre, Olavi Kõrre. Ning siis Liiva Salme õpetas meitele seda suupotat tantsima. Ning mind võlus see tantsina palju, et see oli Tallinna aeg Kuualga oli, siis me käis ise oma jalgaga alles. Siis me oli noorem. Ning siis me õhta Kuualgas tantsi üksi kodu õues seda suupotat, et meile jäi see naabelu külge ning meile see naabelu meeldib see tants. Siis pidevalt, eks see on veisenahk. Kaua sa ühte troid kuud kuu aega? Rohkem läheb või? Vaata, siis ei jäta sedasi siia vabama liikuma. Õige on see, kui siit on lahti enne. Aga Uudon Asmaa kooli rääki seda ka. Kas ta teab, et enne? Enne me tehti meil Lääne-Papa tegi vastu.
jääb jah üheks. Ja see leekis sulle oli. Suossa enam aega helistab, ka tema ikka teeb kindlasti. Aga tema ikka tuleks küll. Nii palju on jah, Saivele helistan, aga sellel koha nendel ka tegemist ikka Malve läks juba metsa autoga ammu jälle. Kas see piirimaia tuli nüüd poole? Ta maia vist kas järgmine nädal või? Pidi ka eile sooma või millas. Tuli nüüd või? Mina tõid ja Lahemaal ikka ühe päeva helistas ma uudiisi. Olen võt, jah, saavad. Kas maa pikk nüüd läheb Vastlapael või? 3 meetrit. Arvad või? Ühe Vastlapael see nüüd? Ühe Vastlapael. Teie valmis, siis me saame kõik teada. Palju sul Jurbanit selle paelast mõttes? 240 pael, noh, eks siis pani veel 60 senti otsa. 60 või Jurban? Et 3 täis oleks, noh. Näete, kui pikad nad... Loega ta meil nüüd üles aruta. No, 60 mis soka. Arvad või? Ja pani, jah. Pärast oli peale lõigata. Kuule, tõesti, jah. Kõrdi väga otsast. Aga Kõrdi pael peab ikkagi natuke olema jämeda, ei pea. Ikka jämeda, muidu Vastlapael on peenem. Vastlapael on ikka jämedam, jah. Ja kui on omal Vastlapael, see on peenemad teid. Oli mul polegi endine meil, aga nüüd see on palju. Endised paelad, alumised paelad. Noh, meil on see pael umbes tehtud 40 aastat taha või 30 aastat. 40 aastat. See ei pole jäme, 40 aastat taha on tehtud pael. Vastlapael, kui pikalt tuleb üles võtta? Üse pikalt. Vastlapael on tegi üse pikk. Väga pikk, jah. Pikemad, jah. See teeb ümber ikka sedasi 2 korda siit ümber kaevu 1 korrast ei aita, ta teist kord tuleb veel. Niks jooksed peavad ikka olema, noh, sukaga kasvatama anna. Ikka mitte sokiga. Ei, mitte aga sokiga. Kõik asjaga mehed, ühtegi põlle ei saa ikka, kõik veel kõrtel erinev. Vastus, kuule, on nagu repad Vastlapael. Nii et üksed kahtlased. Ei no umbes on. Nüüd arvatas, et kõrt põu peab ligi kõrdi pitkun olema. Raskunud tegema siia. Ei suva täna teha. Jah, et osa siis muidu ju regad inimjokka kassikiirsi oli ees on. Edasi, jah, siis meil on selge pilt, et valge on valgene, punane. Jäädes edasi. Nojah, meil tähendab rist on valge. No jah. Mingi nagu leian see. Siis vastapidi. Jah. Ja meil kõik mustrid on siin. Siin on need, noh, mis on. Nüüd see 2 korda ümber, et ühe korda ei aita. No see pekkust ju küll nüüd. See joonistad veel. Sellest mõõda nüüd natuke pikem terele kogu. Ja märgi lihtsalt ristid. Nii kui pikkus on 240, siis kogu läheb ju hooaeg, kui pael on massis veel pana. 3/3 läheb kogu või? Nooritsitud pael. Teist läheb kogu ikka jah, pikem ikka läheb ta küll. Aga kui palju? Nagu võtta kõrdi peal läheb ka kogu. Läheb küll tohutu. Pidi hüppama ikka jõulema. 3/3 põldaris juurde panete vähemalt. Kui 240, me tee 3 meetrit. Kuidas oli, sealt ukse ju kohtast kuni silmi selle keskmise akna selleni me vedasi üles kuulema. Need tulid parajada. Jah, isa parajada. Asja selle pastaldale või? Jah, No, pikke. see ongi ju peaaegu 3, natuke peale vist ka isegi. Oh.